pulmad on nüüd möödas, esimesed puhkepäevad on läbi, esimene nädal või ma ei tea, mis päev isegi praegu on. Mis ma oskan kosta? Pulmad läksid mul perse, sõna otseses mõttes. Ei pääsenud sinna sellepärast, et mingisugune kõhuviirus võttis võimust. Eile siis oli see afterparty, seal me käisime ja noh, seal sai pulli ja nalja tehtud, et noh, õnneks see viirus oli ainult üks päev. Et täiesti kinona. Et siuksel päeval jääda haigeks mina ja 2 väikest poissi veel, noh tegelikult 3, siis ei suuda ju pulmas olla, kui sisimas midagi kinni ei püsi. Ja, nüüd me pakkisime asjad kokku ja võtame suuna tundmatusse, et praegu lähme käime poisiga seal, noh, Kristjaniga siis minu vanaisa ja vanaema aual, teeme auad korda ja põrutame siis Viimsisse ja sealt lähme seda Euroopa teekonda lihvima. Aga mis seal ikka? Püsige laine. Palja jalu jooksen kodu kruusa peal, oksa püste puusa peal, ronisime 4 männipuul, ema karjub, et me tuleks alla männipuul. Loomad, linnud, sama suured sääsed, pinisevad minu käest ei pääse, laks õnnelikult metsa sees, mul ei ole palju vaja, olen metsamees. Metsamees, 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 mul ei ole palju vaja, olen metsamees, metsamees, Kiki ääres päike, kiki-miki, ilma olin alles väike, kiki-miki, ja mu tunne oli hea, kiki-miki, kooli minema ei pea, kiki-miki. Ketsal uue läike, kiki-miki, rattal polnud käike, kiki-miki, ja kui vihma saadas alla, kiki-miki, pole midagi las. See töökaaslane. Täpselt üheealised. 2 kuud on vahe. Mis tema Valgevenes teeb? Ka läks ilma. Mis tunne sul on praegu oma vanadesse jälgedesse astuda? Ja ei oska praegu öelda. Praegu see on ainukene, et saaks sõita. 12 aastat hiljem ostsin sama maja tagasi, 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 tagasi. 12 aastat hiljem ostsin sama maja tagasi, tagasi, Kiki ääres päike. Isa on praegu pangas vahetamas raha. Me oleme Pärnus, võtame vähekene siit kaasa seda Poola raha ja Tšehhi raha. Eile Lasnamäel üritasime vahetada, aga sealt ei saanud midagi tehtud. Kui on rahad vahetatud, tangime autot, paneme edasi Läti poole. Tšau. Nüüd oleme rikkad poisid ja rahad ju raba. Näita, mis sa said. Siin on üks hunnik. Need on Tšehhi kroonid. 6 kilo. 6 kilo või? Jah. Või kui läheb? Ja mis kõige kuradin, kottes katki. No ei pea ju see rahale koormale vastu. Ei pea koormale vastu, vaat selles on seal. Ja siin on. Ei jumala eest. Mis hunnik. Aha. Slotid. Nah, kurat, nüüd lähme pidusse.
head aega mugavustsoon ehk Eestimaa. Tere tulemast Põrgu, Lätimaa. Läti on veel ikka mugavustsooni ala meil. Leedust edasi on juba nagu me oleme oma pead. Läti on nagu kodu. Viinapoed ja värgid. Vanast heast piiripunktist on ju alkotonn tehtud, eks ole. Tipp-top. Please follow the route for 86 kilometers. Ja olemegi Lätis. Salde Jums. Meine. jah. Väike vahekommentaar, praegu me käisime ühes sööklas, tahtsime oma loomalikud vajadused ära rahuldada. Selle söökla nimi oli mingi Siedini ja kui sa midagi sealt restoranist ei osta, siis põhimõtteliselt peldik unusta ära. Et siit tuleb üksi maja ees kasvõi, aga peldikusse minna ei tohi. Ja siis me olime sunnitud ostma mingi 4 pirukat ja ei ole tore. Et saaks sital ära käia või WC-s ära käia. Vahemärkus Leedule. Ainult põllumehel, tõeliselt põllumehel võib kõvaks minna Leedu peale. Väike praad oli mingi 5 euri. Palju sinu praad oli kõik ühes? Ma kinni ikka. Ma ei tea kokku 28. Teen jälle ühe vähemärkuse Leedust. Tee peal liikluskaamerate need märgid ei ole siuksed nagu on Lätis ja Eestis ja Soomes nagu tsiviliseeritud maades, vaid on kolmnurk nagu tagurpidi see, mis ta on see keelumärk, nagu tagurpidi keelumärk ja keegi on keset keelumärki sittunud, must plekk on seal.
ja Leedus on politseid valvsad, neile meeldib tee ääres seista. Нервишки зашалили, водка не лезет, сколько не лили, и настроение. Centrals, kantor, alaus, Centrals. Võib-olla... Ei, siin ei ole, paneme siit edasi. Siin on see kuradi piirivalve praegu. Ma arvan, et kui see on, siis see on seal tagapool. Oho, täitsa putsis. Näes asja. Sõjavägi ummeri ja värgiga sinna. Nii huia. Пиши мне траву, я ее курить не буду, я ее заварю. Доктор, пропиши мне траву, доктор, пропиши мне траву, я ее курить не буду, я ее заварю. Доктор молча что-то пишет и меня совсем не слышит, что за травы тайные мне выпишет. И в окошечке аптечном мне провизор бессердечный по рецепту чай с ромашкой вытащит. Доктор, пропиши мне траву, доктор, пропиши мне траву, я ее курить не буду, я ее заварю. Доктор, пропиши мне траву, доктор, пропиши мне траву, я ее курить не буду, я ее заварю. Чай с ромашкой не леченье, а одно только мученье. Хорошо, что есть на свете верный друг, добрый друг. У соседа, у Аркашки дома чуйская ромашка. Вот ее бы заварить мне от недуг. Доктор прописал мне travу. No nii, siis me start siis tänasele päevale ja läbi Pärnu, Lätti. Läbi Läti Kaunase, üle Poola piiri, 731 kilti. Ja siin me oleme. Eesti poole pealt meil ei läinud midagi äpardustega selles suhtes, et Pärnus tankisime ja ületasime Ikla piiriga, seal midagi ei juhtunud. Läti kohta samamoodi teetöömaad või need teetööalad, need nagu ajasid seal natuke marru, aga siis seal oli ju, mis ta oli, 20 kilomeetri kaupa oli kuradi üks rida kinni ja ilge jama. Aga ka tee laiendused olid niimoodi, et oli jäetud umbes 6 meetrit asfaldiriba ja sinna pidid mahtuma rekkad ühes kui teises suunas. Ja eksimise võimalus oli 0, siis oleks olnud katuse peal ja võid mitu korda. Kas ei oota, ei
kas see mitte ei olnud Leedus, kus see sügaval oli? Ei no see sügav oli Leedus, aga seal oli, Lätis oli ju ka. Nad jälle kaevasid seal ühes kohas. Aga tegelikult jah, ütleme, et Lätis oli paha see, et seal olid nii pikad vahed nagu. Ja vooris kinni nagu. Vooris kinni aga nendel oli jälle rohkem oli asfaldivahetust kui seda kapitaalremonti, aga Leedus oli kiirteede ehitus. Tavateed ehitati kiirteedeks, et no seal oli ikka täis hullumaa. Jaa. Seal oli ikka täis hullumaa. Leedus selle suhtes, oli see Leedus? Jah, Leedus me maksime teemaksu, seal oli nagu, teemaksuga oli nagu meil lihtne, mul praegu lihtsalt torkas silme, et oli kuut, isa astus sisse. Ei, nüüd tuleb tagasi kirida. Meid peeti kinni ju seal Läti-Leedu piiri. Läti poole peal peeti kinni. Piirivalve oli vastas. Kuhu lähete, mis teete, dokumendid. Ja ma siis rääkisin, kuhu me läheme ja mis me teeme ja vana meil vajus suu lahti, kuhu läheme ja mis teeme ja 3 põlvkonda mehi ja no tundub, et see Läti ja Leedu poole vähemalt tunnustavad seda olukorda vähe paremini, mis seal Tšehhiga juhtus. Et Eestis sellest väga ei räägita, aga siis Läti ja Leedu, ma ei tea. Suht noored inimesed olid asjaga kursis. Ja samat juttu aeti ju seal teemaksu selles puikas kasuga, eks ole. Ja noh, teemaksuga oli meil läks nagu ka hästi, et kuradi maksime selle 6 eurot ära ja oli asi aetud on ju ja maksud makstud. Teisest küljest, noh, mina ei tea, Leedu nagu maaliselt või niimoodi on suht kuiv. Jah, ega seal suuri veekogusid ei ole, see on niisugune põllumaa põhiliselt. Ja mis hakkas silma, tohutu suured viljaväljad. Jah. Ja kui Eestis on iga kilomeetri peal on mingisugune Lexuse pood, kus müüakse uusi Lexuseid, siis Leedus müüakse neid kuramuse John Deered ja traktoripood ja kõik vaat täis. Traktorid ja kombainid ja kõik niisugused. Jaa, tule ja valire. Aga jah, ega kui nagu see ka Leedu kokku võtta, ega see ka noh, ma ei saa nagu hukka mõista, et selles suhtes, et ta on lihtsalt nii põlde täis maa. Või vähemalt see tee, nagu mida mööda me tulime, et see oli nagu mind paneb üldse imestama see põldude viljarohkus. Meil on, kui pidevalt on üks virin ja irin, et ei ole kuskile müüa, ei saa viljast lahti, maad on söötis, makstakse selle eest umbrohtu niida. Seal on 100 000 hektarit ja 5 on vilja maas. No kuule, kui ikka tõesti kuskil sul müüa ei ole, me keegi kurat ei hakka seda vilja külvama. Absoluutselt. Ja seda on tõesti palju. Noh, seda on nii meeletud põllumassiivid, mis on vilja all. Ja mida oli väga harva näha, olid karjalaudad. Ja karjalauta oli vähe, jah. No tähendab, see peab minema inimeste söödaks, see kuskile maha müüa. Ma ei kujuta ette. Absoluutselt. No meil on ainult vingumine. Ei ole kuhugi müüa, ei ole kuhugi müüa. Mina ei tea, kuidas üks saab ja teine ei saa. Üks on tark ja teine on loll. No tuleb nii välja. Eestlane tahab kiiresti rikastuda, vaata. Teine paneb tasa ja targu miljoneid taskusse. Aga seal oli see asi ka, et seal ei antud parseldada maadega. Siis, kui see iseseisvumine oli. Seal ei antud mitte kellelegi tagasi. Ja me just autos rääkisime sellest ka. Kord on majas ka, aga meil anti kõigile tagasi. Iga tolgus võttis oma maa tagasi, kes ei ole üldse võimeline maad harima, kes siin maast ei tea ei mütsi ega ilmu. Eks tegelikult tänu sellele kõigele selle erastamisjurale on nii palju Eestis ka kahjustada saanud seda kultuuriosa ja mõisad, mis tagastati ja need mõisamaad ja kõik nagu hävines selle tagastamisega. Ja tagajärje kõik hävines. Täis lollus, noh. Aga noh, sealt kui me edasi siis läksime siis selle uhke sirge võiduka lõpuni siis sinna Poola piirini. Aga mis veel torkas silma, kiirteede ehitus. Kui palju on vahepeal rajatud kiirteid. Võta Kaunasest hakka tulema siia Poola peale, siin on ainult üks ülesõit ja praktiliselt see vana maantee on kõik tehtud kiirteedeks. Ja pidevalt
10 kilomeetrite viisi käib kiirtee ehitus. jah. Ja enne neid piiripunkte just kuidagi oli juba nii palju oli neid nagu lahtiseid ja kaherealisi teid tehtud ja liiklusmärkidega oli nagu keelatud rekadel nagu sinna ütleme teise ritta tulla ja et noh. Selles suhtes on kord majas. Kõik areneb. Aga noh, ütleme, et Leedu oli ka okei, aga siis kui me sinna Poolasse läksime, siis no, see oli väike ooper. See on, ma ei saa nagu sellest hästi aru, et esiteks seal oli toll. Tolliautod olid väljas kohe enne seda piiripunkti. Peale piiripunkti on siis selle Poola piiri peal on sõjavägi. Ja siis nagu nüüd me räägime ikkagi sõjaväest selles suhtes, et seal olid need mitte mingid peened sõjaväeautod, seal olid Hummerid ja siis nagu korralik varustus. Et kas mina ei tea midagi või keegi teine ei tea midagi, aga midagi kuidagi väga imelik oli see olukord lihtsalt. Ja millest nagu me kumbki aru ei saanud, oli see, et mismoodi nende teemaksudega siin on, et kellele kuhu ja kui palju, et noh, politsei on siin kõva võtma raha, aga kuhu ma maksan, et ta võtta ei saaks. No. Küsimärki on. Et kuskil ei õpetata, ei räägita midagi. Ja mis on väga-väga omapärane on mitte ühtegi sõna teises keeles peale poola keele. Jaa. Sa oled nagu puuobune, lähed ükskõik kus kohta. Absoluutne null. Et sa kuskilt loeks mõnda viite või midagi. Jah, poola keeles palun väga. Loe nii palju kui tahad. Aga inglis keel, vene keel, ükskõik mis keel, no kes on prantsus keel, mitte midagi ei ole. Mitte midagi, absoluutselt mitte kuskil ei ole. Täitsa lähed, nii kui loll koolilaps lähed kuskile uude kohta ja... Aga noh, igasuguste seiklustega ja seal piiri peal see sõjaväepolitsei ütles veel isale, et sa sõitsid keelumärgi alt sisse, et siis sellest saad trahvi veel umbes, et kui ära ei lähe või ma ei tea. Niisugune väga lapsik ja loll käitumine oli ka, et noh, mine perse. Sa näed, et võõrad inimesed võiks aidata. Infot või võiks aidata, ei, mina püsti. Aga noh, siis me tulime siia kuramuse sellesse laagrisse ära, noh, ma ei oska selle laagri kohta. Mis selle asukoha nimi praegu? Sa tead? Kristjan teab, ta kohe ütleb, ta hakkas juba surfama netist. Aga jah. See on kuskil 3-40, ei, rohkem kilomeetreid. Mingi 30 kilsa, ma arvan, oli siia ja piirist. Ma saa see linna nime, ma selle paiga nimi. No ütle linna nimi. Oota, see oli see... Kas see oli Suvalki? Mingi Suvalki linn, jah. No mingi siuke koht, noh. Ja nüüd, ma ei tea, buss on statsionaarne ja varsti kolib magama ära ja homme hommiku jälle kuradi otsast peale kõik. Ja mina ei tea, see kämp või selles linnas sees, see on nii naljakas, et siin on nagu mingisugune kividest, mingisugune parkla. Ja isegi juurdepääsu tee on nii kitsas, et vaevalt bussiga sai siit vahet läbi ja väravad kitsad ja... Ma vaatasin toho kuri vaim, et ma jäin poolenisti siia värava vahele seisma, värav oli kinni. Et kui nüüd teine auto tagant tuleb, siis ongi köögad. Jah, sina sõitsid täna, homme sõidan mina. Mina sõitsin täna, jah. Ja vaatab, mis üle homme saab ja kuhu saab ja et plaan on homme jõuda tsehhi välja ja mis plaan on, lähme ka, aga... Lähme muidugi. Ja siis oleme päevad tsehhis ja vaatame homme, räägime ka, mis jälle juhtub. Ei tea, aeg näitab. Aga selge. Mõnusat siis kõigile ja me siin Suvalkis, ma ei tea, suvatsime natuke ja oleme magama vastu. Ja ega siin pikka pidu pole. Ei ole, jah. Eestlased.